On uudisteetri aeg ja stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et on kodukulude vähendamise eest koostöös pankadega peatselt jõulisemalt seismas. Suurem osa kodukulude vähendamises on kindlasti koduomanikel endil, kuid ka näiteks pangad saavad kodukulude vähendamises aitajaks pooleks olla. Paljudel inimestel võtabki pank peatselt kodud ära ja suur osa kulusid on otseselt ja koheselt sellega seoses ka kadunud, sest oma kodu ongi ohjeldamatute kulutuste genereerimise allikas. Kõige kiirem tee kodukulusid vähendada on kodust loobumine, teatab valitsuse kodukulude kokkuhoiuprogrammi koordineerimiskeskus. Valitsuse eilsel korralisel haridusalasel nõupidamisel aga leiti esialgsed lahendused õpetajate puuduse leevendamiseks. Puudu on suurusjärgus 2000 õpetajat, kuid varjatud reserve siiski probleemi lahendamiseks on, märgiti nõupidamisel. Esialgu tehakse ettepanek lapsevanematele ise õpetaja ametisse astuda. Kõigepealt saavad ettepaneku need lapsevanemad, kes on sagedasti märku andnud, et nad on õpetajatest oluliselt targemad ja jagavad iga päev tungevaid soovitusi ja esitavad nõudmisi, kuidas õpetaja oma tööd tegema peaks. Teated koolidest annavad lootust, sest selliseid lapsevanemaid on kerge leida ja nende hulk on puudulevast 2000 siiski oluliselt suurem. Esmakordselt on nõudlikel lapsevanematel nüüd peatselt võimalus haridusse otseselt panustada. Majandusministeerium on aga välja kuulutanud riigihanke ja seda sooviga leida vedaja, kes viiks inimesed soodsalt ja kiiresti sinna, kuhu päike ei paista. Probleemiks on, et iga päev saadetakse sinna, kuhu päike ei paista sadu ja tuhandeid inimesi, kuid kuidas sinna üldse saab, see on seni olnud inimeste endi mure. Ühest seisukohta ministeeriumil praegu pole, kas inimesed saata sinna rongiga või bussiga või kas sealt tahetakse tagasi ka saada ja seal viibimise aeg on alati ka igal juhul erinev. Esialgsete arvutuste kohaselt saadetakse sinna, kuhu päike ei paista aastas enam kui 500 000 inimest, paljud neist korduvalt või lausa iga päev mitu korda ning ka ministeeriumi enda töötajaid eesotsas ministriga on sinna saadetud ja palutud sinna jäädagi. Tervisekaitseamet aga hoiatab maksuküüru üha laiema leviku eest, ehkki valitsus on oma sihiks seadnud just risti vastupidise. Täpsemad uuringud on küll veel pooleli, kuid juba nüüd võib kindlalt väita, et liigselt makse maksva inimese rüht saab oluliselt kannatada ning erinevate maksude all on küürus enam kui 2/3 riigi elanikkonnast. Inimeste õlule on juba laotud nii palju, et ka kõige tugevamatel tuleb küür selga. Suhtumise muutmine võib olla ainus lahendus, sest uuringud toovadki välja, et kõige sirgema seljaga ja pea kuklas käivad ringi inimesed, kes maksudega ja nende maksmisega ei ole kunagi tegelenud ja ei kavatsegi seda tegema hakata. Ja veel annab valitsus teada, et ministeeriumites leitakse üha uusi kokkuhoiukohti. Lähiajal antakse menetlusse eelnõu, mis lõpetab hanekahjude maksmise. Inimeste hulk, kes on haneks tõmmatud, on kasvanud rekordiliseks ja ainuüksi valitsus on haneks tõmmanud 94% rahvast. 10% olid haneks tõmmatud juba eelmiste valitsuste poolt. Kõikidel ei ole võimalik hanekahjusid maksta ja enamikel oleks see ka nagu hane selga vesi. Teatab valitsus, praegune olukord on, kahju on, hanesid on, raha otsas on. Uudised eetris olid.